Tervist kõigile, hõbekunn siin ja täna räägin teile, kas on mingit vahet hõbeplaadi ostmisel või hõbemündi ostmisel ja mis nendeks vahedeks siis täpselt on. Aga alustame siis number 1 ja selleks on mahutamine. Et näiteks kui sul on tohutu kogus hõbemünte, kuidas sa plaanid neid mahutada? Tegelikult on see väga lihtne. Sellised hõbemüntide jaoks on igasugused sellised tuubid tehtud plastmassist, sellised 20 münti paned sisse näiteks, kaam peale ja viskad kuhugi seifi või kuhugi. Et mahutamisega tegelikult raskust pole, on igast karpe ja asju müügil ja tegelikult on väga lihtne. Aga tulles siis näiteks hõbekangide juurde või plaatide, et neid on ka tegelikult väga lihtne mahutada kuhugi. Et igasugused kangid, plaadid lükkad lihtsalt üksteise peale, lükkad seifi ja nii lihtne ongi. Et need on väga lihtne ikka mahutada. Nii. Aga tulemegi siis teise variandi juurde. Ja selleks on hind. Et mis on hinna vahe siis? Mündil või plaadil. Et tegelikult kui võtta näiteks 1 ountsised plaadid või 1 ountsised mündid, et siis on tegelikult plaadid kallimad. Et näiteks toon näite, kui see plaat siin 1 ountsine puhtast hõbedast plaat maksab 40 €, siis 1 ountsise mündi saad sa 30 €. Hetkel siis 2021 aastal. Aga et mida suuremaks plaadid või kangid lähevad, seda odavamalt sa nad tegelikult kätte saad. Et kui võtta juba kilone kang või seal 10-kilone kang, juba suured latakad või ma ei tea, veel suuremad. Tegelikult sa saad, mida suurem see on, saad odavamalt kätte. Number 3, müümine. Ja nüüd ongi näiteks, et oletame, sul on 10 ountsine hõbekang. Ja 10 1 ountsist münti. Nii, oletame, sa tahad nad maha müüa, aga kumb oleks lihtsam müüa? Mina ütlen nii, et minu arust on lihtsam müüa 10 ountsi 1 ountsistest müntides. Miks? Kohe räägin teile. Sellepärast, et kui sa tahaksid müüa oma münte maha, sul on 10 tükki 1 ountsiseid, sa paned 1 mündi müüki, oletame viskad hinnaks 30 € ja ma arvan, et see kaob nagu soe sai sult ära. Ostetakse ära kohe. Sa ei pea seal midagi mõtlema, 30 €, seda sellist summat omavad väga paljud. Et väga lihtne müüa. Aga oletame nüüd, sul on 1 10 ountsine paar ja viskad 5 sotiga müüki. Kindlasti kunagi sult ostetakse see ära, aga kuna paljudel ei ole võib-olla kohe võtta sellist summat 500 €, et ma nüüd ostan ära, siis võib-olla seda 10 ountsist paari raskem müüa kui 10 1 ountsist münti. Et seda näidet ma tahtsingi teile tuua. Et mida suurem on su kang, seda raskem võib olla seda müüa. Ja nii lihtne ongi. Ja viimaseks tahangi teile öelda seda siis, et ega reaalselt seal ei ole vahet, mida teie kogute. Kogute seda, mis teile meeldib. Ja nii lihtne ongi. Mina annan teile natuke ainult tippe, mida võib-olla paremini teha või mida mitte teha. Ja nii ma siin teen. Kui teile see video meeldis, olge hea, visake like.
hakake minu kanalit jälgima, et olla ka tulevikus igasuguste videotega kursis. Ja näeme juba järgmises videos. Tšau!